Autojaama 200. proovisõiduna on meil täna siin Porsche pesamuna teine põlvkond ehk uhiuus Macan. Suures osas on Macan generatsioonivahetusega natukene igal teljel kasvanud, kuid jagab suurusklassi jätkuvalt masinatega nagu X3 ja Q5. Ent konkureerib nüüd hoopis EQE, SUV ning Q6 e-troniga, olles käesolevast generatsioonist saadaval ainult täiselektrilisena. Olemata sellest, et oma 10 turul oldud aastaga ei jäänudki tegelikult esimese põlvkonna välisdisain kuigi palju ajale jalgu, on nüüd see värskendusega välisilme võtnud arvestatava sammu edasi ning seob oma disainis tuttavalt ümara kompaktmaasturilme ning Taycanilt tuttavad Porsche elektriautolikud elemendid. Kui aga Taycanit eeskujuna võtta poleks, siis tegelikult ilmselgelt täiselektriline uus Macan siiski välja ei näe. Teravad ja kahes osas esituled, jõuliselt kõrged tiivad madala kapoti äärtel, kuni 22-tollised valuväljad, raamita küljeaknad, küllalt kupeemaastulik silüett ja mõnusalt pikk tagatuli siin aktiivse tagatiiva all. Tervikuna näeb ta minu arust väga lahe ja omapärane välja ning tema auto puhul ei saa mainimata jätta ka seda erksat Frozen Blue metallic värvi, sest olgem ausad, erksad värvid on Macanile alati valatult sobinud. Pagasiruumi on elektrilisel Macanil kuni arvestatavad 540 liitrit ning väiksemaid esemeid saab hoiustada ka 84-liitrises lisalaekas kapoti all. Elektrilise Macani hinnad algavad ligikaudu 83 000 eurost ning jõudluse osas on ta saadaval 4 erineval kujul. Tavamudel, Macan 4, 4S ja Macan Turbo. 265 kuni 470 kW, 563 kuni 1130 Nm, taga- või nelikvedu ning 100 kW akku, mis võimaldab keskmiselt 450 km sõiduulatust. Tema auto siin on Macan 4S. Kompaktne salong on uuel Macanil kokku pandud küllalt tuttavatest ja end juba tõestanud lahendustest ning näeb siinse musta sisu korral suhteliselt puhas ja minimalistlik välja. Materjalide osas esineb siin küll Porsche kohta keskmisest rohkem plasti, kuid õnneks on see plast suhteliselt korralik ja tugev ning ehituskvaliteet on ka tasemel. Atmosfäär salongis suhteliselt sportlik ning tänu panoraamkatusele ning suurtele akendele ka meeldivalt avar. Laia elektrilise reguleerimise ulatusega istmed võimaldavad eraldi reguleerida nii seljatoe kui istmepõhja korvikust ning pakuvad seega oma jäikade polstritega suhteliselt sportlikku ja toekat aset. Üldine asend on linnamaastulikult kõrge, kuid mitte häirivalt püstine ning isegi mina 2-meetrisena saan endale selle rooli niimoodi ralliautolikult mõnusalt lähedale tuua. Tagareas on istud pehmevad, kuid samuti suhteliselt korvikad ning pakuvad tegelikult igati toekat aset. Samas ma 2-meetriseid siia ikkagi istuma ei suruks, sest nagu näha, siis minul põlved on juba vastu esiistme kõvat plastmasskatet ning sirge seljaga ulatub peaga vastu lage. Multimeediaekraani saab Macan 11-tollise, mis kenasti käeulutuses ja riistvaliselt kiire ning sujuv. Tarkvara on Porschedel jätkuvalt lihtsa ja loogilise ülesehitusega ning kergelt isikupärastatav. Ent erinevalt eelkäijate musta taustaga lahendusele saab nüüd tarkvara taustavärvi, mis seotud ka miljöövalgustusega muuta. Kliimasätteid saab muuta siit pool füüsiliselt, pool puutetundlikult ning täielikult kasutajasõbralikult kliimapaneelilt ning valikuline Bose helisüsteem esitab palasid läbivalt puhtalt ja dünaamiliselt. Näidikutabloo on Macanil 12,6-tolline, kiire opereerimisega ning läbi rooli ava kenasti nähtav. Tarkvaraliselt võimaldab ta samuti meelepärase kuva kokku panna igal maitsel ning kaasaegseid visuaale kuvab ka tema nüüd värviliselt taustal. Korduvalt testitud soojendusega 3-kodoraline on Macanis proportsionaalselt para läbimõõduga, püsib kindlalt kätte vahel, võimaldab erinevaid käsitsusviise ning on füüsiliste nuppude näol ka mugavalt multifunktsionaalne. Nagu öeldud, siis särav tema auto siin on meil täna Macan 4S. 380 kW, 820 Nm ning nelikvedu. Nagu numbrite põhjal eeldada võib, siis sellisel kujul Macan kindlasti liikluses kellelegi jalgu ei jää. Mootorid on kiire reageerimisega ning minek sportlikult jõuline ja krapsakas. 0-100 4,1 sekundiga. Nelikveolisena saab Macan oma jõu kenasti ja stabiilselt edasi liikumisse kantud. Kärsemates kurdides aitab kurvi sisse keerata osav ja tuntav torque vectoring ning kui juhiabid välja lükata, on võimalik tagumised rattad ka laiemale trajektoorile saata, sest tagumine mootor umbes 2 korda võimsam kui esimene, olles seega justkui tagavedu eelistav nelikvedu. Progressiivne roolimine vajab sõites veidi harjumist, kuid on läbivalt täpne ning pigem raskemapoolsem.
õhkveerustus on tavarežiimis küllalt pehme, Sport Plus režiimis tuntavalt jäigem, kuid summutab lööke läbivalt väga osavalt ning hoiab masinaga kenasti maaga paralleelselt. Kokkuvõttes liigub see Macan aga olenemata oma uuest täiselektrilisest südamest jätkuvalt väga Porschelikult, tihedalt ja sportlikult. Annab juhile enesekindlust ja julgust ning kutsub tegelikult nii kurvilistele teedele kui miks mitte ka tegelikult ringradadele. See sõidudünaamika on midagi sellist, mida lihtsalt peab saama omal nahal kogeda. Seega selline ta on. Loomulikult on sisepõlemismootoriga Macani ajastu lõpp kurb, kuid õnneks on Porschelikus tootja pesamunas siiski säilinud ning uustulnuk jätkab Macani agiilset, kompaktset ja säravat iseloomu. Tänud Porschele selle särava 200. proovisõidu eest ning tegelikult kõikidele esindustele, kes meile proovisõite võimaldanud on ning ka loomulikult meie jälgijatele. Kui tahad aga Porsche Macani kohta pikemalt lugeda, leiad täispika loo teksti vormis ikka Autojaama kodulehelt.